tere! Tervist! Ja meil siin on Paneme teiega 15 või 16 osa. Ja siis jah, et ja. Ravel Viirsalu. Mina Ravel Viirsalu. Mina Hind. Mina Hind. Ja nagu ikka vist alustame ühe hingetõmbega. Et kes kallid kuulajad, kes vaatavad. Et neid ei väga ära ei ehmataks. Ja, et neid ei väga ära ei ehmataks. Ma lihtsalt teen ühe hingetõmbe ja ma arvan, et mõni teist võib-olla saan innustada teid ka tegema ühte hingetõmmet. Üks hingetõmme päevas ei ole kõige halvem. Et see on nii hea asi, et lihtsalt pean mainima. Üks hingetõmme päevas on väga hea. Et kus sa lihtsalt kapsud... Annan kolmeni, siis hakkame pihta. 1, 2, 3. Nii, ja alustaks võib-olla siis meie kiitmisest, sest me ühes videos rääkisime, et väga tähtis on oma peaga mõtelda. Ja täna ma siis vaatasin ka natukene ringi, mis siis maailmas toimub ja seal räägiti pandeemiast, kuidas see toimus ühel või teisel maal. Ja ma ei tea, kes oskab ära arvata, et mis maal siis sellele eriti üldse ei pööratudki tähelepanu. See oli pandeemiale, kõik jäi nagu oli ja seal oli kõige vähem surmasid üleüldsegi ja kõige paremini kõik asjad läksid. Rootsi. Rootsi riik. Mis ta on siis teisiti riik? Ja nemad ei kopeerinud seal Hiinat ega kõiki teisi, kes... Ei läinud selle rongiga kaasa? Ei läinud ja Eesti ka muidugi kopeeris seal teisi ja nii edasi. Ja mis oli see viga siis, mis teised tegid ja Rootsi ei teinud. Tähendab, Rootsi inimesed ja nende... valitsus mõtlesid oma peaga. Ja see tähendas seda, et nemad mingeid maske inimestele ette ei pannud. Nemad mingeid sunniviisilisi vaktsineerimisi, mitte midagi, nagu teistes maades, mitte midagi. Kõik läks edasi nagu vana moodi. Hulga inimesi sai vaktsiini täitsa tasuta ja pluss sai talle mingi šokolaadi sellest. Rootsis mitte. See oli võib-olla kuskil Eestis või mujal, aga Rootsis ei kutsutud, ei meelitatud ka inimesi sinna süstima ja nii edasi. Kõik läks tavalisel kombel. Näidati tänavaid, ükski inimene käib maskiga, igal pool kõik lapsed käisid koolis. Ei näidatud suure osa ajast telekas, palju keegi surma sai. Ja ei mitte midagi, absoluutselt. Ja see oli ainus koht, kus tõepoolest siis on näha, et suur kummardus nagu rootslastele ja mis tähendab seda, et alati elus mõtle oma peaga, sest Eestis oli ka neid inimesi, kes siis ei lasknud ennast ei vaktsineerida, kes teadsid, et see on immuunsüsteem, on neil püüdsid seda parandada. Inimesed tänapäeval minu arusaamisegi järgi surevad palju rohkem nagu halva toitumise ja halva elustiili peale lihtsalt nad on liiga suures mugavustsoonis ja nad lihtsalt söövad ja snäkivad ja siis mängivad ohvrit elus ja aga miks on väga kaval mängida ohvrit, vabandust, et ma siin katkestasin, on see, et täita kõiki valitsusele poolt antud korraldusi ja mitte mõtelda oma peaga. Nii on kõige lihtsam elada. See on see süsteem, mis meile peale on. See on siuke sunnisüsteem. See on nagu viirus, mis... Ja seda kasutab. Ja see viirus lõi uue viiruse, mis praegult viisidel meile peale süsteem. Jumal tänatud, et seda nüüd vägisi, ma pole veel näinud, et seda oleks peale hakatud suruma, jah, aga ühesõnaga Eestis oli ka inimesi, kes siis ei lasknud endale midagi teha, ei läinud vaktsineerima, ei pannud seal maski ette, sest et kord, kui ma panin maski ette, siis ma kohe tundsin, et see mask on
lämmatab ära. Siin on mingid võõrad ollused sees. 10 minutit mask on küll okei, seal on plastikkiud ja asjad. Ja mida ma tegin? Ma kasutasin oma pead vähemalt selle jaoks, et saada siis leiba poest kätte või midagi. Tõssin lihtsalt selle üles. Seda keelati ka ära. See peab olema sinine ja... aga ma olin veel kavalam. Ma õpetan teile natuke kavalust ja et kui teil tulevad seal jälle siuksed kamandajad ja et maskid ja peab sinine olema, siis ma peitsin sinise siia alla ära ja siis näitasin seda ette ja panin tagasi. Mul rikkus lihtsalt see kõrvaatses, et jube tihti jäis tegelikult kontroll peal. Iga teine rong või iga... Ja pääsesid, eks ole, pääsesid. Ja, et loodetavasti enam ei pea, sest et miks ma pean oma aju raiskama selle peale, et mingeid kavalusi välja mõelda, et kuidas siin võistelda siis selle ühe sõnaga meie väga kalli valitsusega seal Toompeal, et kuidas nendega võistelda ja nendele püüda selgeks teha, et meil on põhiseadus, kus ei tohi absoluutselt mitte mingil kombel inimesi survestada. Sõnavabadus totaalne. Et sunniviisil midagi täis pumbatakse, siis sa polegi enam inimene, eks ole. Kandub kott pähe tõmmata ja... Ja tähendab depressioon. See oli veel kõige hullem, mis inimestele peale tuli, see depressioon. Sellepärast, et kogu aeg ei teid kästakse seda teha, te peate seda tegema. Trahvid, kõik muud asjad, kõik. Ja pluss pannakse inimesed omavahel niimoodi võitlema ka vaktsiini vastased ja vaktsiini poolased. Lõhestatud ja nad lihtsalt võitlevad omavahel. Seda räägiti Rootsi kohta ka. Mitte keegi neid ei lõhestanud, sest et nendel pole olnud siukest hirmsat valitsus, nagu meil oli Toompea, kes ahvis teisi seda Hiinat, eks ole, näiteks, keda ei tohigi ju ahvida, sellepärast, et Hiina on alati olnud ikkagi siukene, kes survestab inimesi liiga palju oma riigis seal, eks ole, me teame seda, aga kogu maailm, eks ole, läks nende järgi ja tegi ja Eesti ka kahjuks. Nii et ühesõnaga, see on siis see, millest ma tahtsin alustada, et kiita meid, sest meie ütlesime, eestlased olid tubrid, me saime üsnagi palju omavahel suheldud ja ei öelnud, et 2 meetrit üksteisele kogu aeg ja loomulikult mitte. Ja seal võitis peale panna isegi rohkem kui 2 meetrit tegelikult, nad said ära 2 meetrit. See oli muidugi väike nali, et asi ise, mida me siin teeme, peab meid kiitma, aga mitte meie ise, aga hea küll nalja pärast, täitsa huvitav on tegelikult mõelda, et peaaegu me oleksime siukses olukorras praegu, kus me lihtsalt igaüks meist kõnnib kott peas, 10 süstab. Nad ei julge, nüüd nad ei julge seda ära teha, sest et see ilmus nagu mitte televisioonis, aga ütleme YouTube'is ja seal oli kõik näha Rootsi, missugune oli ja missugused olid teised ja kuidas politseinikud neile kallale tulid ja peksid neid ja nii edasi ja eks ole, millised igasugused halvad asjad. Aga nüüd ma räägiks veel natukene halbadest asjadest, et see oli nagu natuke lõbusam või rõõmsam asi. Aga ma räägiks, et mida siis meie suur valitsus üleval Toompeal siis jälle püüavad siis hävitada ära, lammutada Eestit kuidagi moodi. Ja siis ma juba teatasin teile Inga Raitarist, kes siis kirjutas Õhtulehes, aga siis ma natukene, tookord ma ei saanud seda teksti kätte, aga ma natukene siis ütleksin teile veel, et kuidas ta seda kõike asja kirja pani siis Õhtulehes. See oli nagu rahade eest, aga ma ei ole ka nii suur fänn, et oleks osanud, et oleksin teadnud, kus kohas see täpselt see kõik tähendab, et kus kohas seda raha saab maksta ja kus ei saa maksta ja nii edasi. Nii et ühesõnaga Inga Raitar ütles, et juba 2019 professionaalid, kes oma militaarseid õppuseid läbi viisid Võrumaal, lasid Inga Raitari koduhoovi õhku. Näiteks, aga mis nüüd edasi on tulnud, tähendab veel hullemaks on olukord läinud, sest on selge, et professionaalid olid ka siis need, kes olid kas tulnud siis
kasutanud Eestit platsdarmina, et näha, et kuidas nende relvad töötavad. Ja mitte keegi ei korvanud Inga Raitari perekonnale seda kahju, mis talle tekitati, kuna kogu koduhoov oli õhku lastud ja inimesed oleks võinud ja surma saada seal ka loomulikult. Keegi ei võtnud süüd omaks, keegi ei korvanud kahju. Kapo salastas üle aasta kestnud uurimise tulemused 70 aastaks. Vaat nii käib Eestimaal need lood. Keegi ei saa ju tunnistada, et metsas müttamise ajal igavlevad liitlased tegid nende arvates lihtsalt looduskaunil taustal YouTube'i videod. Nii ütles üks tuttav, tees nalja selle üle, mis seal tegelikult toimus. Aga see oli nagu nali loomulikult. Sest nemad ju teavad, et liitlastel ei saa ju midagi teha. Nad võivad siin ükskõik milliste relvadega teha oma eksperimente. Ja nüüd, ma rõhutan seda, on kokku lepitud, et minu Lõuna-Eesti sünnikodu lähedale tuuakse mõni tuhat liitlasvägede sõdurit. Ilma, et inimeste käest midagi oleks küsitud, mitte ühtegi asja. Neile mugavate elutingimuste pakkumiseks survestab riik põlistalude oma kätega rajatud kodudest lahkuma 21 Eesti peret. Nende käest pole midagi küsitud. Jätke see endal meelde. Ja üle 200 maaomaniku peavad loovutama oma maa. See on täiesti absurdne põhjendus. Eesti riik saab tõsta kaitsevõimet, kõlab kohalike suus väga hirmsalt, sest et kui meid Eestimaalt minema aetakse, kellel on siis veel vaja seda Eestit kaitsta, eks ole? Absurd, totaalne absurd. Kuidas tõstab riigi kaitsevõimet just selle 2 looduskaitseala ja väga viljakat maad, mis seal on, ja inimeste oma kätega rajatud kodusid hävitab maanurga Eesti riigi küljest lahti haakimine ja sõjamänguväljaks muutmine. Tähendab, miks anti valitsuse poolt, kes seal üleval Toompeal meil istub, siis loa niisuguseid asju hakata siin korraldama. Nii, et need inimesed on tõesti praegu täiesti kaitsetud ja Inga Raitar kirjutab siis niiviisi, et mitte kunagi varem Eesti iseseisvuse ajal pole survestatud nii paljusid inimesi oma kodudest ühegi riikliku arenduse tõttu lahkuma. Ja see on meil võõrad riigid, kes siin sees on, eks ole, rõhutame seda ka. Kuulates Kaitseväe juhataja asetäitja kindral Veiko Vello Palmi sõnavõttu Esimeses stuudios saab selgeks, et militaaridele on plaanitavast laiendusest veel vähe. Veelgi vähe. Eesti on isegi pisike. Ja tähendab, see tahetakse amps ja kõik alla neelata. Niiviisi. Nendele militaaridele oleks vaja 2 korda nii suurt platsdarmi. Ja veel rohkem inimesi oma kodudest ära ajada. See tuletab mulle meelde ka Rail Balticut, kust inimesi hakati kodudest ära ajama ja vägisi, ma rõhutan seda, ja taheti kõik neil üle võtta ja võetigi, kuigi meie põhiseaduses on kirjas, et omand on püha ja puutumatu. Tähendab, need, kes istuvad seal üleval Toompeal, nad tõesti, neil pole aimugi, mis sellest on põhiseaduses, või nad lihtsalt julmalt astuvad alati üle, nii nagu on seda siiamaani kogu aeg tehtud. Mitte ainult pandeemiaga, vaid kõikide asjadega, nagu me näeme. Äkki jääb seegi, mis tahetakse praegu anda, jah, et allapoole nii, et ka sellest jääb väheks, et neile tahetakse seda suuremat maa-ala kinkida sõjamängude jaoks. Või siis inimestele soovitatakse lahkuda, loovutades oma esiisade maa. Kes meil siis siia sisse on tulnud? Kas tõesti midagi nii jubedat võib üleüldsegi Eestimaal juhtuda? See on uskumatu, et tähendab loomulikult
ma kirjutasin ka, siin on olemas petitsioon, et niisuguseid asju ei tehtaks siin Eestimaal. Et see on täiesti välistatud ja selle vastu me kõik peame nüüd astuma, et niisuguseid asju ei Rail Baltica ega seal võõrvõimude suhtes niisuguseid asju ei tehtagi. Põhiseaduse järgi on kõrgeim riigivõimu organ rahvas. Ja igal inimesel on õigus eraomandi puutumatusele, nagu ma ütlesin, eraomand on püha ja puutumatu. Veel huvitavamaks teeb asja fakt, et kohalikele omavalitsusjuhtidele pole esitatud ühtki ametlikku dokumenti laiendamise algatamise kohta. Ja isegi nähtavasti selle kohta, et nad üleüldse tulid sinna oma sõjamänge mängima. Oli ette teavitatud ka nendele elanikele või maaomanikele? Tähendab, mis see tähendab, kui sul on ette teatatud nii, et sa tuled, võõrad tulevad uksest sisse ja ütlevad, et nüüd kolige minema ja andke kõik oma maad meile. Suure plahvatusega. Täpselt, jah. Aed vastu taevast. Jah, täpselt. Niiviisi. Maaomanikud on saanud kirju, kus väljendatakse nende kinnisvara ostuhuvi seoses harjutusväljaku laiendamisega. Jälle tuleb raha mängu, et müüme aga oma Eesti riigi maha kõikidele, ükskõik kes tahab siia tulla. Kas või Venemaa näiteks oma neid militaarseid operatsioone läbi viima. Täpselt, jah, see oli jällegi must huumor, eks ole. Nii. Tähendab, kõik muudetakse äriks siin Eestimaal ja just Toompealt tulevad need ettepanekud, et müüme ikka Eestimaa maha, siis me oleme rikkad ja vabad ja lähme kolime siit kõik minema, lähme kuskile paremasse kohta, siin ongi paha olla ja nii edasi. Kuigi ma ütleks, et Eestimaa on parim koht, kus maailmas üleüldsegi olla. Siin on 4, eks ole, kevad, suvi, sügis, talv. No mida te veel tahate, siin on ikkagi veel natukenegi puid ja siin on meri ja ilus koht ja saame juua siin, eks ole, puhtamat vett kui mujal, kuskil mujal. Nii, niiviisi vaatame kohe siit siis natuke allapoole, jah, seda tõmmata. Nii, kus siit allapoole sai? Niiviisi, jah. Ja siit kuskilt läheb edasi. Niiviisi. Ja Inga Raitar ütleb, ka mulle võib ju kirja saata, et tahetakse mu maakodu ära osta. Et tema hakkab siis Eesti kaitsevõimet tugevdama seal. Näiteks laseks kuuri või kaevu õhku, nagu tal hooviga juba ükskord juhtus, eks ole, 2019. Siiamaani ei teata, kes siis seal õhku lasid selle hoovi ja ühesõnaga rahaga meelitatakse kõiki. Mitte ainult Juudast ei meelitatud seal 30 hõbeseekliga Kristust ära andma, vaid kõiki inimesi maailmas, nii. Ja ometi on öeldud, et 1100 elanikuga Võrru võib 11 000 elanikuga Võrru võib mingi hetk tulla terve brigaad. 5000 kuni 6000 inimest ning sealsetele väiketeedele lisanduks 3000 sõidukit. Looduskaunis pommiauk. Nii. Ja 2004 kirjutas kaitseminister Postimehes, et Nursipallu ei tule kunagi NATO baasi. Näete? Jälle vale, pidev vale. Me pole siiamaani Eestis saanud õigeid juhte etteossa, et pange see kõrva taha, et kuidas õigeid juhte etteotsa saada, nii nagu näiteks toimus see Rootsis, kus kõik, mitte ainult rahvas ei mõtelnud oma peaga, vaid loomulikult kõigepealt mõtles väga hästi oma peaga Rootsi valitsus. Arusaadavalt ja inimesed ei pidanud hakkama siis oma enda valitsusega võitlema
et mitte neid maske kanda, mitte vaktsineeritud saada ja nii edasi, eks ole. Niiviisi. Ja nüüd Kaitseministeerium ütleb, et Eesti peab olema hea võõrustaja, pakkudes tasemel majutust, hooldusvõimaluse, harjutusalasid ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis meil ei ole paugutamispindade puudust. Tulge ainult siia ja paugutage nii palju kui soovite ja kui te mõne inimesega ka maha tapate, siis sellest pole midagi. Tähendab, siin see mõte käib nii edasi. Ja see kõik kõlab loomulikult väga küüniliselt. Nii, saab siin tõmmata veel natuke allapoole. Natukene, jah. Niiviisi. Ja siis loeks siis selle lõpu ka ära siin. Kas tõesti pole uute strateegiliste relvade jaoks paremat kohta kui varasem Nõukogude sõjaväebaas? Tähendab, nad kordavad täpselt seda sama, mida kunagi venelased Eestimaal tegid. Kohalike väitel asub praeguse baasi laskemoonaladu vana nõukabaasi laskemoonalao hoones. Tähendab, täiesti täpselt on välja arvestatud siis kaasaegsete kaugmaarakettide lennuulatust ja täpsust. Tähendab, kõik on paigas, et need on mitte siin mingid, eks ole, Vene vanad vähed siin sees paugutavad, vaid siin on nüüd uued, kes on tulnud ja tahtnud siin hakata siis pomme katsetama, oma pomme katsetama. Huvitav, kui suur hulk näiteks niimoodi tekstina tuleb, et kui palju kordi niisuguseid asju on juhtunud, et sarnaseid asju? Ei, no tähendab, see on nähtavasti ikkagi nüüd esimest korda, kus niisuguseid hirmsaid asju tehakse ja tegelikult on veelgi hirmsamaid asju, võib-olla natuke veel allapoole pisut niiviisi. Ja pisut, ja siiamaani, jah. Niiviisi. Ja siin ei arvestata ei kaitsealuste taimede ja lindude elupaikadega, keskkonnahäiringutega. Riigikaitse on ju kohustatud täitma keskkonnakaitsenõudeid. Tähendab, mitte ühegi seadusega siin Eestimaal ei arvestata. Kui kaua see veel saab edasi kesta? Mõtelge korraks järgi. Ja küll, aga me anname teile nii palju infot, nagu on võimalik ja üks väga tähtis artikkel tuleb veel siia juurde. Niiviisi. Kindral Palm kinnitas telesaates, et Kaitsevägi on ka Eesti parim looduskaitsja. Me peame harjutama metsas simulaatorites. Mehed harjutama ei hakka, ütles Palm. Kindrali eelmise väite kohaselt peab harjutusala olema lage ja sood nii halvad, pinnas peaks olema kõva. Järgmisel hetkel aga kirjeldas Eesti parim looduskaitsja Palm, kuidas Kaitsevägi loobki uusi sooalasid, sest kui enne oli polügoonil olnud veesil, siis nüüd on selle asemel soo. Tähendab, isegi niisugust absurdset juttu võivad kõige kõrgemad ametnikud, kindralid siin rääkida ja nii edasi. See on lihtsalt ja absurdset juttu. Künnavad maa ära. Ja, täpselt. Eestlased sinna soosse kõik sisse ja ongi teil üks hea platsdarm, kus oma pomme harjutada, eks ole? Selle jutu järgi kõlab see umbes nii. Ja Eesti on õigusriik ja asju aetakse seaduse järgi, siis siin on Kaitseministeeriumist on jällegi siit tulnud siis niisugune teade. Juba praegu on selge, et need kohalikud inimesed ja pered, kes on valmis riigikaitse nimel oma varast loobuma, on teinud hindamatuse panuse riigikaitsesse. See hakkab juba ületama praegu Putini neid sõnavõtte. Tõepoolest, ütlen, ma olen jälginud väga, et Putin võib-olla hakkab nüüd tasapisi tõmbama oma vägesid välja, sest et mitte ükski riik maailmas ei taha oma maad ära anda võõrastele. Arusaadavalt, eks ole? Ja, kohe vaatame. Nii. Niiviisi. Vaatame siit, jah. Et inimestele püütakse täpselt selgeks teha, nagu oli see pandeemia,
oi, teil on väga kasulik, kui teid süstitakse ja 4 korda järjest ja ma tean last, keda ma püüdsin, ta ei räägi enam. See süst hoiab ära vähi ja valetada saab alati. Absoluutselt ja teha selgeks, et see kõik, mis tehakse, anname Eesti riigile ära, see on eestlastele väga kasulik. Lähme siis teistesse maadest, võib-olla meid ei võetagi seal vastu, ma kardan küll, et ei võeta, eks ole, sellepärast, et küsitakse, aga mis teil juhtus, miks te ära tulete? Palju te süste otsanud? Ja miks te ära tulete oma enda kodus, miks te ei kaitse oma kodu, eks ole, iga tark riigimees küsib sihukest asja, et miks te ei kaitse? Näiteks ukrainlased kaitsevad ju ja võidavad seal neid lahinguid. Ilmselgelt hakkab selle plaani õnnestudes õudusunenägusid nägema terve Kagu-Eesti. Tähendab, siin on asi on naljast, no ääretult kaugel, mida siin tehakse Eestimaal. Tähendab, on viimane aeg hakata oma enda peadega mõtlema ja kui te midagi loete, siis saage aru, et see on tähendab absurd, mida kirjutatakse, absurd, mis tuleb ülevalt Toompealt. Me ei saa siukses absurdis ellu jääda, see on selge. Et me peame hakkama oma peaga tõsiselt järgi mõtlema. Ükskõik, mida keegi seal üleval ütleb, me peame ise otsustama ja ise siis kaitsma neid oma otsuseid tegudega, arusaadavalt. Ja mitte kedagi kartma siin. Sellepärast, et kui keegi hakkab kartma midagi, siis ta ei saagi oma peaga mõtelda. Ta toidab seda hirmu. See nagu hirm on nagu viirus, mis keegi saab nakatatud, siis ta peab seda levitama teistele ka seda hirmu. Ja depressioonid ja asjad, mis siin kõik on, eks ole, see on ääretult halb. Kõige surmavam viirus. Ja võib-olla siit veel natuke edasi. Ja kaitseminister, vaatame, mis siis Pevkur ütles. Kaitseminister Pevkur teavitas UM-Faktoris saates, et nad võivad pomme ka üle tsiviiltaristu lasta. Vaid kas laskeala ja kukkumise koht peavad inimesteta olema. Teate, see on nagu huumorisaade juba, mida me siin kahekesi vaatame. Järsku tulevad 100 raketti üle Eestimaa ja need maaduvad sealt linnast eemal, ärge mõtlesegi. Ja te ei tohi isegi öelda, et see on väga hirmus väljavaadet, kui üle teie peade ja kogemata võib ju mõni pomm teile pähe ka kukkuda, eks ole, arusaadavalt. Sest et seda nad siin teevadki, et ühesõnaga katseid, pommitamise katseid, eks ole. Palju inimesed tolereerivad. 2018 aastal lasti Hispaania lennuk kogemata Otepää lahedal välja raketi. Hispaania lennuk lasi siis jälle välja Eestis, mis ilmselt lõhkes Tartu kohal, sest tartlaste sõnul käis just sel päeval jube pauk, nii et majad värisesid. Rakett on siiani kadunud. Legendi kohaselt kukkunud see enda rabasse. Et no tähendab, see on tõesti juba absurd või mingisugune komöödia, mida me siin loeme tõesti. No siin on päris korralik jõuluvõestik, mis pidavad korralik paugu. Aga siis nähti raketi nagu langemas. Ja üks õudusunenägu on veelgi jubedam. Niiviisi, loeme siis sellega ära. Eesti on strateegiliselt kõige sobivam koht, kus NATO väed saaksid pidada lahinguid Venemaaga ilma, et ohtu satuksid vanad Euroopa riigid. Siin on vaid Eesti, Läti, Leedu, just nimelt siinpool Peipsit ja siinpool Läänemerd on õige koht sõda pidada. Võib-olla aatomipommi ka siia visata, eks ole, ega me ei tea ju, mis edasi tuleb. Just nimelt siinpool Peipsit ja siinpool Läänemerd on õige koht sõda pidada. Siin pole ka suur tööstus, tuumaelektriaamu ega maailma mõistes suuremaid linnu. Nägite, ma nägin juba ette, mida öeldakse, eks ole. Et siin võib katsetada ka aatomipommi. Miks mitte, eks ole. Kui NATO peaks sekkuma Ukraina sõtta, siis Venemaa teeks vastulöögi siia, sest ei saa jätta selja taha vaenulikke vägesid. Ja siin Eesti vägedest polegi, Eesti sõjameestest polegi siin midagi kuulnud. Nii, vaatame, kas siin on veel midagi huvitavat või lähme järgmise selle juurde. Ja kui Inga Raitar ütleb veel, kui Eestit ei ole eestlaste hinges,
siis kaob ta järk-järgult ka mujalt. Jääb lihtsalt territoorium ja on üsna ükskõik, kes sellel territooriumil askeldavad, kirjutas Maarja Vaino. Kas me juba oma mõtetes pole Eestist loobunud, sellepärast kui me oma enda mõtlemisvõimest loobume, siis see tähendab ka otseselt seda, et me loobume Eestist ka, sellepärast et Eesti ongi nii meie hinges kui ka oma mõtetes on ju, eks ole? No ja meie mõtlemisvõimes, kas me oskame näha ohtu, mis tuleb või ei oska. Aga kui inimene ei ole väga võimeline Eestit üle pidama, kui ta on fokusseerunud ainult peamiste vajadustele, et tal on programmeeritud olema lihtsalt raha, seks ja toit. Täpselt, jah. Ja palju raha, mitte vähe. Aga nad otsivad seda palju raha nii väga, et nad teevad kõige rumalamaid otsuseid, et kui inimene jälitab raha, siis just raha hoiab eemale. Ja kus on need riigid, kes siis nõuaksid kõikide kahjude korvamist näiteks suurkorporatsioonide juhtide käest? Seda ei ole. Ja ei ole isegi seda, et on keelustatud teha suurkorporatsioone näiteks. See oli ennem oli olemas. Niisugune seadus, enam seda ei ole, eks ole. Nii et tähendab, igas mõttes, kõikides seadustes astutakse lihtsalt üle. No jah, et suurkorporatsioonide ja kogu maailma saab sellest. Niiviisi. Absoluutne enamus Eestis aetud poliitikutest on reformistide ja kesikute toel surunud ainult rahvusriikide ja rahvuste kaotamise poole, tähendab oma mõtetes ja siis on kavalasti siin seda ilustatud loomulikult, et anname kõik ära, siis me just kaitseme Eestit, eks ole, ja meid aetakse Eestimaalt minema ja sellega me kaitseme Eestit, eks ole, et peaks ikkagi ütlema, et püüdke vähemalt, kui te valetate, siis püüdke midagi natuke targemat välja mõtelda, eks ole. Niiviisi, võib-olla veel natuke siia allapoole siis siit tõmmata natukene ja siis, ja nüüd siis, jah, natuke vaatame veel, kas siin on veel midagi niisugust kurioosset, ääretult imelikku asja. Niiviisi. Tähendab, kui inimene müüb oma talu ja oma maad maha, siis ja mis sellest kõigest siis saab, eks ole? Ja, vabandust. Ja mul sõrm läks vastu. Niiviisi, inimene mõtleb Eestis tihti peale ja need, kes tõesti nõustuvad sellega ja hetkekasu nimel, siis ja siis neile lubatakse näiteks seal küttepuid ja kartuleid ja kõiki maksukoormust vähendada ja nii edasi, siis pidage meeles, et Eesti on just see riik, kus on kõige rohkem tõusnud kaupade hinnad, teenuste hinnad kuskil maailmas niivõrd ei ole. Just vastupidi, kaupade hinnad langevad ja teenuste hinnad langevad, seda ma ka just lugesin ära. Ja siis me jõuamegi sinna, nii ütleb Inga Raiter, et oleks 30 aastat tagasi poed vorsti täis olnud, oleks fosforiidisõda ja laulev revolutsioon ära jäänud. Laulvat revolutsiooni muide tegelikult ei toimunudki, sellepärast et meie olime ka seal rahva hulgas. Eesti Demokraatlik Liit, kes oli algatanud siis allkirjade korjamise, 100 000 allkirja korjamise, et rahva hääletusel hääletada, et kas jääda edasi Nõukogude Liitu või välja tulla Nõukogude Liidust, siis politsei tuli tol korral siis meid välja ajama sealt, kus see laulev revolutsioon pidi toimuma, kuna me jagasime seal inimestele oma programme. Nii et see oli see kogu vabadus, mis seal siis oli ja lauluga. Laul on väga tore asi, aga õigel kohal ja õigel eesmärgil. Tähendab... See laul võis olla üks osake sellest revolutsioonist. Võib-olla mõned laulud olidki, aga ma tahan ütelda, mis tegelikult selle varjus toimus, eks ole, et ei antud erakondadele võimalust tegutseda jällegi
põhiseaduse vastu täiesti, eks ole, kõik toimus, kõik teod tehti niiviisi, et ei olnud vabadust. Vabadust ei olnud, kuigi see oli nagu laulupidu ja laulev revolutsioon pidi selle vabaduse tooma, aga seda vabadust ei tulnud. Jätke see alati endale meelde, vastupidi. Et just läks edasi see, et ei, te ei tohi tegutseda, te ei tohi oma peaga mõtelda, te ei tohi midagi siin teha, kuigi me oleme eestlased ja meie kui Eesti kodanike kohus on kaitsta Eestit ja tegutseda Eesti nimel, teha seda paremaks, vabamaks ja nii edasi, vapramaks ja nii edasi. Niiviisi ja siis viimased laused Inga Raitarit on see, et vaimselt ärksam osa hävitati punaste repressioonide käigus ära. Järele jäi manipuleeritav kuulekas mass, keda sai tigedaks ajada ainult näljaga. Ja viimane oli Moskva suur viga, ütleb ta siia nalja pärast veel lõppu. Et siis oleks võib-olla Eesti rahvas olnud selle kõigega nõus, mis toimus, aga tähendab, küsimus on selles, et mis tegelikult toimus, mis Päts tegi, kas Päts oligi ikka see suur ja hea juht, nagu me siiamaani teda endale ette kujutame. Päts lasi Vene väed siia sisse, andis ära Eestimaa, kusjuures on teada ka see, et ta sai suuri summasid Vene valitsejate käest ja me teame ju kõik, kuidas eestlasi küüditi. Eks ole, ja seda tegid loomulikult venelased Eestis. Ja Gulag, mis oli siin, mida on võrreldud, tähendab venelaste Stalini Gulagi on hullemaks nimetatud isegi kui koonduslaagreid seal ja mis Wehrmacht tegi kunagi ja sakslased. Et seda kõik on juba hullemaks nimetatud, kõiki neid asju. Nii, aga ma räägiks täna on jah siukene tähendab siukene õppetund nagu meil, et kuulame siis, mis räägib Kalmer Johanson. Ja see on ka väga-väga asjalik ja hea artikkel. Nimelt ütleb Kalmer, olen väga kaua arvanud, et Kaja on rumal. Kui aga vaadata suurt pilti, mis puudutab juba praegu Eesti energeetikas toimuvat ja varsti Rail Baltica ja selleks uute kaevanduste avamist ning ka Eesti rikkaliku maavarade komplekti, siis ta lisab juurde, pidage meeles, et ka Kaja isa ja Kaja ise on seotud tuuleenergeetika ettevõtetega. Tähendab, äri käib, äri läheb edasi. Kalmer ütleb, Kaja võib ju natuke rumal isegi teatud asjades olla ja ka juristi paberid võivad tal isa poolt ostetud olla. Aga lõpuks tõmbavad just Kallased energeetikaga ja maavarade maha ärimisega kogu Eesti rahvale mütsi pähe. Tähendab, Eesti inimesed peavad hakkama mõtlema, kes seal üleval ikkagi on. Ja tähendab, alati on võimalik teha, kui ei meeldi inimestele need, kes teda juhivad. Eesti rahvas on kõrgeim võim Eestimaal. Järelikult tuleb teha erakorralised Riigikogu valimised, nagu ütles juba tükk aega tagasi esimesena Eestis Eesti Kodanike Erakond, mis on ka Facebookis üleval, kui te tahate, vaadake. Ja tuleb nad maha võtta sealt ja uued, kas ajutise valitsuse moel või siis nagu me pakkusime välja uute valimiste näol, kus siis isikuvalimised oleks, et iga maakond, vald saadaks siis oma tuntud eestimeelsed, Eesti eest võitlevad inimesed sinna ülesse Toompeale. Seda on meil vaja kõige rohkem, sest et kala hakkab mädanema peast, ärme seda ära unusta, eks ole. Niiviisi. Ja Kalmer ütleb, et Kallaste jaoks ettevalmistused on kõik ära tehtud, sest et nad saavad üle astuda kõikidest seadustest. Valimistega, Kalmer arvab, neid ei saa maha murda, loomulikult ei saa, kui valimised toimuvad ainult nii, et
Kallaste käes on suured rahasummad, mis on jumal teab, kuidas Siim Kallase kätte sattunud ja seda pole korralikult isegi uuritud. Ja ühesõnaga rahadega on võimalik väga paljusid asju siin elus ära teha. Kas või maksta kinni kõik need inimesed või pakkuda neile mingisuguseid kingitusi ja nii edasi ja nad hääletavad kõik sinu poolt. Ja pole siis ime, kui niisugused inimesed, need kogunevad kõik, kõige vaesemad isegi kogunevad Kallaste taha. No eks hea viis, kuidas hääli saada lihtsalt panna oma nägu ja pärimisnumber. Ja osta kõik ajalehed ära, eks ole. Ja kes siis kiidulaulu sulle laulavad, kõik on ära ostetav. Kui tohutud rahasummad kogunevad kellegi kätte, mis on väga vale ja neil on sellest isegi vähe, nagu ma sulle rääkisin kord, siis ka iga maksumaksja taskust, riigikassast võetakse lihtsalt ja makstakse kõik need erakonnad kinni, kes seal üleval istuvad. Ja huvitav, kas need reklaamid makstakse ka, meie maksame need reklaamid kinni, kes lihtsalt panevad oma näo tee kõrvale ja... No kui sul on nii palju raha, siis sa isegi lihtsalt loobid seda rahumeeles, eks ole. No, see pole neile küssa. Ei ole mingi küsimus, jah, et panna ükskõik kõik... Et siis Eesti rahvas ise maksab nende... Tegelikult maksabki kõik kinni ja või riigikassast nad saavad raha ja kõik saavad raha. Aga kuna nemad on kõige suuremad seal ja neil on kõige rohkem seal liikmeid, siis nad saavad kõige rohkem, eks ole, arusaadavalt, eks ole, niiviisi. Niiviisi ja Kalmer ütleb, et ainult üks valimine veel teha ja see on selge, kes seal võidavad, nii et ühesõnaga ühtegi segavat faktorit ja mingeid uusi inimesi ei tule sinna ülesse. Ja see tähendab siis nagu nõuka kompartei karjeristid välja pakkusid, et kõik müügiks raha mulle ja nagu need suurte korporatsioonide juhid ka täpselt samamoodi teevad, et kõik müügiks, kõik asjad lähevad ju müügiks, eks ole, on ta mürgitatud see asi või ei ole või toiduained või kõik müügiks, raha meile, eks ole. Ja veel robotid paneme tööle, ärme inimesi üldse võtta sinna, ärme neile üldsegi maksa. No, inimesed on juba piisavalt robotid, et no väga, minu teada on, see on küll kole öelda, aga kui natuke selle peale mõelda, üsna suur hulk tundub ikka inimestest robotid. On hakanud muutuma robotid. Samuti ma isegi olen tükk maad robot, lihtsalt elan oma vajadustele ja lihtsalt oma emotsioonidele ja... Aga praegu sa võitled Eestimaa eest, nii et au ja kiitus sulle, Ravel. Sa oled siin ja me tõesti püüame midagi ära teha ja me tõesti paneme täiega, et see on tõsi, et me teeme nii palju, kui me suudame ja me palume rahvast, mõtelge järgi. Ma pigem püüaksin inimesi nii-öelda innustada lihtsalt, et nende elu võib olla palju täisväärtuslikum ja rohkem tajuv, inimene võib tajuda maailma palju kordi rohkem, kui ta arvatavasti praegu tajub, et lihtsate muudatustega elus tegemine, et ikka see dieet ja elustiil ja samuti meelne tervis. Ja milleks me üldse elame siin maailmas? Väga paljud, ka filosoofid on seda küsinud alati, et mis on siis see eesmärk, kas me oleme ainult kannatusteks või tõesti püüame hakata endast siis üliinimest arendama, et mis on siis see eesmärk, aga nähtavasti on iga rahva ja peaks olema ka riigi eesmärk see, et eestlust arendada, et Eesti asja edasi viia, Eesti kultuuri parandada, edasi viia, uusi ideid maailma välja pakkuda, eks ole, et see võib olla üks väga tähtis eesmärk, miks me siin üldse elame, miks meil lapsed on ja
ja mida me tahame siin üldsegi saavutada, eks ole. Ei taha kogu Eestimaad maha müüa. Ma arvan, et üks hea idee oleks, kus oleks maailm, kus iga inimene on ettevõtja, kus iga inimene omab mitut erinevat ettevõtet ja, aga pandeemia ajal pandi kogu aeg kõiki kinni, eks ole, ja nüüd on jälle neil tõesti väga raske jälle uuesti, eks ole, et kõige vastu, rahvuste vastu käib sõda praegu ja need on maailma need globalistid, kes tahavad, eks ole, ja ka Kallased tuleb välja, tahavad Eestit maha müüa, eks ole, kõik müüks. Eks nad soovivad hakata kõik tooted, kõik konkurentsi eemaldada ja lihtsalt ainult nende tooteid müüa. Ja tähendab, nad räägivad täpselt seda sama, Kallased, seda agendat ajavad, et rahvused kaotada, eks ole, et nagu Kalmer ütleb siin ja Kallastel on kiire. Siim Kallase taga maa juba põleb. Ta põgeneb oma karma eest. Seda me peame nüüd Kalmeri käest küsima, et kuidas ta seda põgenemist teeb, et ta püüab võib-olla ilustada seda kõike, mida nad plaanitsevad, aga kui Eesti rahvas näeb läbi, et mille nimel nemad tegutsevad ja mida nad on juba Eestimaal teinud, eks ole, et polügooniks, eks ole siin, et kus oma relvi katsetatakse ainult, et siis on midagi väga-väga halvasti siin Eestimaal. Lõpp-pingutusteks on vaja praegu panna kogu niinimetatud akadeemiline ülemkiht karjuma. Päästame Eesti. No, aga küsimus on ka selles, saad veel natuke alata, et küsimus on muidugi selles, et kas läheb enam, rohkem ei lähe, et küsimus on ju selles, kas meil üleüldsegi on veel õiget eliiti siin Eestimaal, sellepärast, et inimesi ostetakse ja nad tõesti, elu on raske, eriti praegu, kus meil kogu aeg kaubad tõusevad, teenused tõusevad ja nii edasi. Et paljud inimesed müüvad ennast maha, aga see on, kas tähendab, mille nimel? 30 hõbeseekli nimel. Tuletame meelde, et Juudas läks ja poos ennast üles, sest et milleks ma elan, kui ma olen midagi niisugust teinud, eks ole. Kui ma olen müünud oma kõige kallima, näiteks Eestimaa, mina olen eestlane ja me müüme kõige kallima maha. Kas me oleme siis väärt üldse veel elama, eks ole, ja midagi sinna arendama, sest et pidage meeles, et eesti keel on see, mille põhjal me mõtleme. Me võiksime rohkem nagu meelemärkusele tulla oma tegude üle ja lihtsalt näha pisut ette ära tagajärgisid, mis oma tegude üle, et lihtsalt näiteks üks hea viis seda teha on lihtsalt saada iseseisvaks oma elus ja parandada oma tervist, et oleks aega ja energiat ja võimekust niisuguste asjade üle mõtelda. Aga kõige tähtsam on see, eks ole, mitte ainult sõnu teha, vaid nagu ma eelmise artikli puhul mainisin, et petitsioon on olemas, et mitte sõjapolügooniks muuta Eesti, eks ole, et Eestimaa jääks eestlastele täielikult, eks ole, et see on väga tähtis ja siis me ei pea iga päev iseenda käest küsima, et mille jaoks me siin üldse elame maa peal. Miks meie vanemad sünnitasid meid siia, miks meid toodi siia Eestimaale, miks kunagi tulid meie esi vanemad siia ja just siia, eks ole. Meil on maus. Et hoida kaitsta oma rahvast ja hoida oma maad ja areneda koos ja olla toeks üksteisele, mitte. Jah, et me peame muutuma ise, sest et küsimus on selles, et mitte keegi ei saa vägisi teid muuta. Kui te, tähendab, raha nimel te võite ennast maha müüa muidugi, aga tähendab, kui te seda ei tee, ei lase ennast raha eest maha müüa ja ei lase mõjutada ennast teiste poolt valede juttudega, et omate rohkem eneseväärikust. Ja ühesõnaga ja
küsimus ei ole selles, et ainult me räägiksime siin sellest, et Eestimaad tuleb kaitsta, vaid siin oli petitsioon. Ja tähendab, oli petitsioon, et hakata allkirju korjama, et see kaitsepolügooniks ei muudetaks seda Eestimaad siin. Ja ma andsin ka isiklikult oma allkirja ja andke siis teie ka, et leidke see ülesse, see oli selle artikli all seal see, või tähendab lähedal seal kuskil see petitsioon. Või kirjutage lihtsalt petitsioon selle kaitsepolügooni vastu, eks ole, et te leiate kindlasti selle üles ja mida meie tähendab tahaksime siin teha, et ma mainisin juba erakorralisi Riigikogu valimisi, mida Eesti Kodanike Erakond välja pakkus juba esimestena siin Eestimaal ja tähendab, ma panen kinni, ja, et siis võib-olla hakkame väga kiiresti ka allkirju korjama selle jaoks, me mõtleme nüüd sügavamalt järgi, et milline tegu oleks kõige parem, et kaitsta Eestimaad. Eks ole, et kas hakata ka no, ma arvan, et üks erakorralisi Riigikogu valimisi nõudma ja valimisseaduse muutmist nõudma. Meil on vaja rohkem juhte, kes sünnivad meie enda rahvas. Ja kes ainult sõnu ei tee, vaid ka tegusid. Näiteks ma ütlen teile veel kord, et siiamaani, mis on Eestimaa, Eesti rahvas teinud, ta on lasknud oma suurimad kangelased rahumeelest nagu kas vangistada, ära tappa ja nii edasi. Ta ei ole tulnud appi, ta ei ole kaitsnud neid. Ja siis ärme me imesta, kui me oleme plindris omadega. Me peame hakkama aru saama, kes mida teeb. Ja tõepoolest varsti me tuleme siia ka kokku ja kirjutage ka, seal on võimalus ju kirjutada, eks ole, meile, et pakkuda ideid välja. Kõik ideed on teretulnud. Kriitika on teretulnud, ideed on teretulnud, et... Ja leiame selle parima idee, kas see on nüüd erakorralised Riigikogu valimised uue valimisseaduse alusel, millest me oleme ka siin rääkinud, eks ole, et mitte juttude põhjal, vaid inimeste tegude põhjal, mida nad on Eestimaa jaoks teinud, neid inimesi hakkame valima sinna ülesse. Ja ausalt teeme seda. Hakkame arutama oma vahel, kes võiks minna siis esindama valda küla. Kui te näete oma seltskonnas kedagi, siis innustage teda olema juht, et kui te näete, et igas seltskonnas on keegi juhiks ikka, et innustume nende häid pooli rohkem esile ja julgemalt esile tulla. Mitte lihtsalt ei hakka valima inimesi, kes on nagu paberid olemas, et on poliitika, aga vaid inimesi, keda te näete oma seltskonnas, kes sobiks sinna ja kes võitlevad Eestimaa eest. Võitleksid Eesti eest ikka, jah. On ikka toeks mitte. Ja tähendab, asi on selles, et kui me saame need parimad inimesed ette otsa, siis meie Eesti elu muutub sellest peale kohe kardinaalselt ja ärme just kadestame, vaid vastupidi, püüame neid parimaid sinna ette otsa. Praegult me olemegi siin kahe ukse vahel arutasti, et kas me läheme seal põrguuksest sisse või läheme teise uksest. Õigest uksest, jah. Tähendab, sealt, kus Eestimaale valgus paistab, mitte häving ja surm, eks ole. Et lähme ikka seda õiget teed mööda. Kui me oma peaga hakkame mõtlema, siis me saame aru ja me püüame ka ise siin välja pakkuda järgmine kord siis ürituse, kuhu igaüks saab tulla ja siis me mõtleme, kuidas me viime selle asja läbi, et kas siis teeme selle erakorralised Riigikogu valimised või siis pakume välja, et me nõuame valimisseaduse muutmist, e-valimiste muidugi täielikku väljaviskamist ja nii edasi. Tähendab, nii palju on siin valet olnud. Mind ise on sunnitud ära andma käes see valimiskaart ja tähendab, ma näen ja mis ma tahan öelda. Meie ajalehed peaksid totaalselt muutuma, ka seal, kes on seal ajalehe toimetaja, need peaksid väga mõtlema, et kas on nüüd aeg juba hakata Eestimaa eest võitlema, sõnavabaduse eest võitlema
võitlema ja laskma läbi parimaid artikleid, mis ütlevad, et mida nüüd peaks Eestimaal tegema, sellepärast et see valitsus, kes praegu meil üleval Toompeal on, see ei aita, vaid vastupidi hävitab Eestimaad. Ta ei tee mitte midagi Eestimaa heaks. Meil pole vaja neid, me peame nad maha võtma. Ta pigem kaanib väärtusi, kui toodab väärtusi. Ei no jaa, tähendab, nemad võtavad viimased sendid inimeste taskutest ära. Me oleme üks kõige hullemaid riike just sellepärast, kuidas meil hinnad tõusevad. Mujal kukuvad, aga meil tõusevad, eks ole. Tähendab, midagi on täiesti mäda. On aeg see lõpetada. Lõpetada ja saada õiged inimesed ette otsa. Kes ikka, kellel hooviks rikastada ja tuua väärtusi esile, mitte lihtsalt ei ole tema oskusi väärtustada ainult selle nimel palju ta raha teenib iga kuu, vaid... Jah, sest et nemad on ärimehel ja ärimehel ongi raha väga tähtis ja ta peab seda korjama, kuigi ma tahan ütelda, Eestis on olnud väga suuri, väga toredaid ärimehi, kes tõepoolest toetasid kirjandust. Näiteks ma võin ise seda ütelda, suurimad ärimehed Eestis toetasid, aitasid. Kõik ärimehed ja suuremate rahakotide inimesed ei ole halvad, et mõned ikka teenivad rahaga võib-olla väärtusi tekitades, mitte lihtsalt... Loomulikult ma ei räägi neist, kes püüavad siin vetta ja ei toeta, sest et pidagi meeles, et Kultuurkapital näiteks on see, kes ainult neid toetab, kes karjuvad hurraa nendele, kes seal üleval Toompeal istuvad. Aga nii ei tehta kultuuri. Minu üks raamat on täiesti, näiteks Märka mind on täiesti ära keelustatud ka kauplustes ja nii edasi. Nii et tähendab, me teame, mis toimub ja ilma meediata, ilma ajalehtedeta on seda ka väga raske teha. Küll, et seal ostetakse ära inimesed, kes on nagu kunsti inimesed, maksavad nende eest üüri ja... Täpselt, nii toimub kogu aeg. Nagu mõtlen, et see on väga kerge viis hääli saada. Ühtedele antakse raha, aga need, kes on... Plus meie maksame selle. Kes julgevad paar sõna vastu ütelda, mis toimub Eestimaal. Kellel on palju nagu jälgijaid. Ja, ei, need keelustatakse täiesti juba ära. See on nagu kula. Ma mõtlen, et nende hääl saadakse nendele, kellel on palju jälgijaid ja kes on huvitatud nagu seda valitsuse, mitte valitsuse vastu hakkama ja poolt. Ja, aga meie kõigi kohus on ju, kui midagi valesti, näiteks valitsus teeb, me peame talle seda ütlema, muide ei lastud ajalehtest läbi ka, kui ma ütlesin, et seal midagi oli hästi tehtud või nii edasi. Noh, isegi seda ei lastud läbi ajalehtedest, sest et nad niivõrd kardavad, et järsku ikka mingi sõnakene seal kedagi puudutab ja nii edasi, aga nii sõnavabadust ei ole. Ja me püüame vabaduse poole, püüame kõik ja me saame toreda õitsva Eesti siia, kui me ise hakkame võitlema selle eest, et ole hakkame õitsema ja mitte kärvama. Ja, aga võib-olla tänaseks aitab, eks ole. Me oleme teid väsitanud nii väga täna. Ja lõpetame teid ühe hingetõmbega. Ja pidagi meeles, et me lugesime sellepärast need artiklid, et te tõesti näeksite, et see juba toimub, Eesti hävitamine toimub. See ei ole lihtsalt, et tulevikus, vaid juba praegu toimub see. Ja me peame takistama seda. Tükk aega, aga nüüd on kaardid laual ja nüüd on see climax. Me peame hakkama muutma seda oma valitsust seal üleval Toompeal. Peame palju samme tegema, et normaalset riiki siia luua uuesti tagasi, eks ole, Eestimaale. Sellepärast, et asjad on väga viltu läinud, nagu ütlesin ka Raitar või Kalmer meile rääkisin, asjad on tõesti väga viltu läinud. Me peame neid asju parandama, aga jah, ma rohkem ei räägi. Nagu, teeme hingetõmbe, kui oleks tore, kui te mõni teist kaasa teeks, et sügavalt sisse, kui oleks seal... Ja teeme midagi koos. Vaikselt 4 sekundit sisse, 2 sekundit kinni hoida ja 8 sekundit välja puhuda. Huuled kokku, kui välja puhuda. Et tuleks meil head mõtted vähem, oma mõtted. Ja mida rohkem seda kordate, seda parem on, et võite seda hommikust õhtuni teha, et midagi halba juhtub. Kui depressioon või midagi... Ja kui on depressioon, halb tuju, halb enesetunne, lihtsalt tehke üks hingetõmme ja hakkab tükk maad parem kohe. Ja koos me oleme tugevad. Tähendab,
kui me hoiame kokku, kui me tahame paremat Eestit, aga ma arvan, et me kõik tahame ju paremat Eestit ja tähendab rahvas, valitsus ei taha, aga rahvas tahab. Ma arvan, et see on üsna põnev ka, et vaadake, et äkki teil on ka mõndasid ideesid, et see võib olla üsna põnev, et teha midagi enda Eesti jaoks. Me lugesime ju need ideed, mis olid siin välja pakutud täna, me lugesime ka, mida Inga Raitar ütles ja Kalmer ütles, eks ole. Huvitavad tekstid. Aga jah. Et võitleme edasi ja paneme täiega edasi, eks ole. Ja väga varsti siis me püüame teha need kogunemised ära ja teada anda, kuidas me ideedega edasi lähme. Meil tuleb üks kogunemine, et see saab olema 28. Madara Ülase rajoonis ja siis kutsume kõiki kohale, eks ole. Kella 6 paiku või... Jah, me anname teada ja kutsume kõiki kohale. Kõiki kohal, et kella 6, võib-olla 8 paiku isegi. Aga jah, et väga järgmine kord, kui me nüüd teeme ja väga varsti me teeme uue video ja siis anname kõikidele teada. Suur tänu. Ja enne kui ära lahkume, üks hingetõmme, 4 sekundit sisse aeglaselt ja siis hoiame kinni 2 sekundit ja 8 sekundit välja, hoiame huuled koos, teeme ühe hingetõmbe. Ja kui ei soovi, siis lihtsalt võite video kinni panna ja näeme järgmine kord. Tänan, et hoidite meiega. Tänan. Kõik head.